on tulnud. Täna siis räägime sellisest raamatust, mille pealkiri on Metsavend Erich Järvet ja mille koostaja on sellesama metsavend Erich Järveti õetütar Tiina Asoja. Ja mina olen siis Kertu Vakke. Ma olen sisuliselt selle materjali ümber kirjutanud, aga siiski niimoodi, et see on ikkagi nagu Tiina lugu. Ehk siis sellepärast ei ole ka minu nime kaane peal ja ma olen ka selle raamatu välja andnud. Ja mul on hea meel, et meiega on täna siin ka Eerik-Niiles Kross, keda ma vist nüüd silmast silma näen esimest korda elus. Selles mõttes, et me tunneme teineteist ja nüüd näeme, et tema lubas siis meie tänast õhtust natukene asjalikumaks muuta. Me oleme neid esitusi paar-kolm tükki siin Tiinaga teinud ja on toredad olnud küll, aga kindlasti on natukene liiga naiselikud võib-olla, et metsavendlus kui niisugune, seda vaadatakse ikkagi rohkem nagu meeste vaatenurgast. Nii, aga ikkagi Tiina, räägi sina kõigepealt. Tere kõigile, siis mina olen Tiina Asoja ja oli mõte, et teeks ühe onustaja raamatu, kuna sellepärast, et tast on kirjutatud väga palju igal pool, aga et on ikka vale andmeid olnud. Ja mulle tundus, et see, et mulle ei meeldinud mitte. Väga halvasti on temasse suhtutud ja igal pool, et isegi viimases Verise raamatuse vaatasime, et jälle olid valed andmed ja kõige hullem oli see, et kogu aeg see surmadaatum on kogu aeg vale. Kuigi ma mainisin teile seda õigesti, kui ma käisin oma 8. sarja tegema, siis ma rääkisin kõik ilusti ära ja mõtlesin, et siis on ilusti kõik olemas filmis. Ei, nemad panid ikka surmadaatum seda samamoodi valesti ja ma küsisin, et kuidas siis on, ta ütles, et ei, et niimoodi on ju kajastatud kunagi. Siis võetakse ainult sellest, mis on kunagi kajastatud ja nii ta jääbki. Nii mulle meeldib. Siis ma hakkasingi uurima ja Eerik-Niiles Kross andis mul kunagi need arhiivimaterjalid ja siis selle põhjal ma sain ikka vaadata, mis on tõde ja mis on siis mis on raamatutes kirjutatud. Ja siis ma panin siia ka oma need, kes temaga koos olid ja sel ajal ja ema lood on ja siis oleks ka põhjendatud, miks ma seda raamatut olen tahtnud teha. Et see eluolu minuga oli ja et just, et siin on tema kirjutus, et just oli meelest panin rõhku sellele, et tema kirjutusele, et see metsavendluse ideoloogilised alused, et see on kuskil raamatutes juba olnud. Aga vaat seda taktika muudatused, vaat need ei olnud, et need on ainult arhiivis, et need siis saime ja panime need juurde. Et rohkem rõhutasin tema tükitööd ja siis, et kuidas ta siis hakkama sai ja siis ta siia räägibki metsavennast, et kuidas siis nende elu oli ja nende eluolu. Et nagu selles mõttes ta ju kirjutas siis nagu sellega ajalugu, et see oli siis mõeldud niimoodi selle nagu, et materjali, mis Tiina siis kokku leidis, sellega ta tuli sügisel minu juurde. Ta teatas, et tal on sükene lugu ja ma mõtlesin, et olgu, et ma olin ühe projekti juures Tiinat juba aidanud, et teeme siis selle ka ära, aga kuna see teema oli väga huvitav ja see on siiamaani suhteliselt sükene vastakaid arvamusi tekitav teema, kogu see metsavendlus üleüldse, siis selleks, et midagi ise välja anda, siis ma tahtsin ikkagi sellest teemast rohkem teada saada. Ja siis me võtsime koos need ülekuulamisdokumendid ette. Ja sealt avanes hoopis uus pilt, et me leidsime veel neid asju ka, mida Tiina üksinda veel ei olnud leidnud. Pluss siis leidsime igasugused muud materjali, nii videotest kui ka raamatutest kui lihtsalt netiväljaannetest. Ja kuna me mõlemad oleme emad, Tiina on ka vanaema, siis missioonitundest leidsime, et me peaksime panema sinna natukene olustiku kirjeldusi. Ehk siis, et siin on kirjas ka tähtsamad daatumid ja see, kuidas mingisugused sündmused tavalise inimese elu mõjutasid. Jah. Ma hakkan võib-olla sellest peale, et on ütlemata hea, et Tiina ja Kertu võtsid ette ja selle raamatu välja andsid. Meil on hirmus vähe ikka veel seda, et metsavendluse pered oma perede lugusid räägivad.
ja noh, muidugi on ka selliseid metsavendi, kellest on vähem rääkida kui Erik Jerlet, sest tema tõepoolest on Eesti metsavendluse üks, kui mitte kõige tähtsam, siis kindlasti üks tähtsamaid tegelasi, üks Eesti metsavendluse juhte. Ja on tõepoolest nii, et temast on häbiväärselt vähe teada. Ta on ka üks nendest meestest, keda venelased pidasid alati vajalikuks mustata. KGB-l oli selline kampaania umbes kord 10 aasta jooksul, kus anti välja hulk raamatuid, räägiti, millised hirmsad mõrtsukad olid metsavennad, kus tšekistid käisid mööda kolhoosi ja rahvamaju ja pidasid loenguid, rääkisid oma vägitegudest. Ilmusid artiklid ajalehtedes, mõnikord ka telesaateid tehti, et selline täiesti ilmselgelt nähtav propagandaplaan ja seda siis korrati. Selline oli esimest korda kergemalt 50ndate lõpus, aga siis 60ndatel, 70ndatel ja 80ndatel. Ja neid raamatuid, kes on huvilised, kindlasti veel mäletavad. Ja Jerlet oli seal sageli üks tegelane, sageli oli ka tema nimi valesti kirjutatud Gerlet või noh, ta oli eestindatud Jerletiks, juba tema isa oli Jerlet. Ja temast oli maalitud siis muidugi selline, noh, nagu me mäletame, väärastunud moraaliga alatu mõrvar. Varg. Tähendab kõike seda, mida Erik Jerlet kindlasti ei olnud. Et ma ei hakka tema elu ümber jutustama, ma loodan, et te loete seda kõike. Miks on see raamat eriti väärtuslik, on see, et siin on nüüd tõesti see perekonna pärimus, mida ühestki arhiivist ei leia, kokku pandud siis sellega, mis on kirjalikest allikatest alles. Ja kuigi need venelaste arhiivid on hirmus põhjalikud, ei anna nad arusaadavalt ikkagi päris selget pilti või adekvaatset pilti. Aga kui panna peremälestused kokku, siis ja mõttega neid ülekuulamisprotokolli lugeda ja ennast sinna keskkonda sisse elada. Jerleti lugu on muidugi traagiline, aga väga uhke, et ta mõnes mõttes oli parim Eesti Vabariigi kasvandik. Tartu Ülikooli jurist, korporant, Eesti Vabariigi ohvitser, oli ilmselgelt andekas poiss, kõva malemängija. Kommertsgümnaasiumis oli malevõistkonnas Keresega mänginud, kaitseliitlane, Laidoneriga kohtunud ja nõnda edasi. Ja kuigi mitte jõukast perest, isa oli postiljon, aga Tallinna eestlased, siiski pidas ennast loomulikult Eesti patrioodiks, aga töötas ise üles ja oli ilmselgelt hakkaja ja oleks jõudnud normaalse arengu puhul kindlasti kaugele. Ta ise metsas olevat nad seal meestega arutanud, et kui venelased välja lüüakse ja läheb vaba Eesti valitsuse tegemiseks, siis Jerletist võiks saada justiitsminister. Et ütleme, seda mõõtu oli ta täitsa tõepoolest ja ta peeti muidugi ohtlikuks vastaseks venelaste poolt ka, mida muuhulgas näitab see, lisaks sellele, et peeti vajalikuks seda tema mälestust ja legendi mustata aastakümneid. Et tema oli üks nendest, kes viidi siis Moskvasse, kus ta hukati Butõrka vanglas, ainult need kõige ohtlikumad tüübid jõudsid Moskvasse, nagu Tiifi valitsus näiteks.
ja seal mõned metsavennad veel, aga tema oli üks viimaseid, kes siis oli nii suur vaenlane, et tema viidi siis impeeriumi pealinna. Aga ma ütlen selle raamatu kohta veel, et mis on, kui te seda loete, mis on minu arvates väga hea, et siin seda jõudumööda arutasime ka käsikirja tegemise ajal Ketuga, et minu arvates on selles raamatus nüüd nagu esimesi selliseid, mis on meil välja antud, kus terminoloogia on vabastatud sellest okupatsioonipärandist. Et muidu on metsavendlusest kirjutades kipub olema niimoodi, et kuna kõik see kirjalik materjal peaaegu on vaenlase materjal. See on siis KGB arhiivid, tollane, võib-olla natuke tollane ajakirjandus. Ja seal on, ütleme, kui see sõna bandiit ei ole juurdunud nii väga, sest metsavend on nii kõva sõna, et see nagu kaalub üles. Aga igasugused, kui sa loed järjest ja järjest mingisuguseid fraase, siis hakkad neid ise oma tekstis kordama. Näiteks, ta elas illegaalses olukorras, on üks selline fraas, mida kasutatakse palju. Ja kui sellele järele mõtelda, siis mis mõttes illegaalses? Metsavend tegelikult oli just see, kes Eesti Vabariigi mõttes elas legaalses olukorras. Tema ei tunnustanud seda, illegaalne oli hoopis see võim. Ja nõnda edasi. Selleni välja, et kas metsavendal arreteeritud. Metsavend oli võitleja, siis teda mitte ei arreteeritud, vaid ta langes vangi. Ta oli sõjavang, mitte arreteeritud. Ja nii edasi. Ja bande kasutatakse väga palju näiteks. Bandiit, bande ja banditism. Geniaalne termin venelastel on üksik bandiit, mis on iseenesest absurd, sellepärast et bandiidi, see kuulud bandesse, et kuidas see siis üksik bandiit seda on, seda kasutatakse ka. Bandiit, adinotšik. Nii, et siin on, see on nüüd proovitud siin kamba peale selline nagu hoida kinni Eesti terminoloogiast. Ja ma siin terminoloogia kohta pean ütlema, et üks nõuandja oli ka Peep Varg, kes istub siin ja et just nimelt, et nii Erik kui Peep tegid mulle märkuse selle kohta, et sõnavara võiks olla igal pool ühtsane. Ja siis ma avastasin, et miks ma siis kasutasin selliseid sõnu selle loo kokkukirjutamisel. Ja ma avastasin, et tegelikult on kõik hästi psühholoogiline. Kui on mingisugused teod, mis on mingil hetkel rehabiliteeritud, siis nagu automaatselt iseendas rehabiliteerib ka kogu selle sõnavara, mis on käinud selle sündmusega koos. Ehk siis nagu metsavendade kontekstis ma ei pea nagu röövimist selliseks röövimiseks, nagu näiteks siin, ütleme niiviisi mingi 150 aastat tagasi siin Kangu metsades toimusid, eks ole. Et need on ju hoopis midagi muud. Aga loomulikult siis ma püüdsin neid sõnavara muuta. Mida ma ei muutnud, on need ülekuulamisdokumendid, mis on teiste inimeste poolt, teisi inimesi on üle kuulatud ja need, kas nende omakäeliselt kirjutatud või nende tekst on siis eesti keeles üles kirjutatud. Ja selle ma jätsin küll selliseks, nagu see oli. Sellepärast, et see ülekuulamisdokumendi sõnavara iseenesest annab seda natukene seda õhkkonda ja kogu seda olukorda natuke edasi. Et see sõnavara oligi, näiteks need ülekuulamisdokumendid olid päris kõva pähkel, sellepärast, et need on ju vene keeles kirjutatud. See on tšekistide sõnavara ja kohati paljusid sõnu näiteks praegune Google Translator üldse ei tunne. Pluss siis see, et ega need uuemad sorti Google lensid, mis paned võõrale tekstile peale ja saad kohe teada, millest jutt käib, sellised see ei toimi. Et need julgeolekudokumendid on kõvad asjad, eks ole. Et lihtsa lensiga sinna ligi ei lähe. Nii et jaa, siis tuli nagu mängida apteekrit, lugeda välja need kohutavad tekstid ja igas mõttes nagu kohutavad, eriti kohutav tegelikult on see kogu see sükka ametlik külmus, millega asi käib ja see vormistamine ja muud alame.